Väike reisitõrge vallandab lennujaamas tõelise kaose. Hinga sügavalt sisse ja räägi minuga. Eks? Kas ma ütlesin närvivapustus? Ma arvan, et õige sõna oleks tegelikult täielik ärapööramine. Ma ei saa aru. Raitso. Kuula mind! Nii et anna mulle natuke. Me analüüsime, kuidas hilinenud lend tõi sellele reisijale 7 kriminaalsüüdistust. See on Law and Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milner. Ma arvan, et me kõik teame, kui stressirohked võivad olla reisipäevad. Ja see reisija elas oma frustratsiooni välja väravatöötajate, Spirit Airlinesi arvuti ja ka mõne politseiniku peal. On 30. august 2023. Me oleme Orlandos, Floridas, Orlando rahvusvahelises lennujaamas. Orlando politseiosakonna juhtumiraporti kohaselt reageerisid politseinikud väravas 8 korratule reisijale. Juhtumiraportis öeldakse, tsiteerin. Algne reisija, kes käitus korratult, oli valgenahaline mees, kes võttis oma riideid seljast ja ähvardas väravatöötajaid lüüa. Kui ohvitser Gribble viibis väravas 8 ja püüdis juhtumi kohta rohkem teavet saada, teatati talle teisest korratust naisreisijast, kes segas parbale minekut ja käitus korratult. See ei olnud seotud algse väljakutsega, kuid toimus samal lennul. Nii et kuigi esialgne väljakutse puudutas meesreisijat, sai lõpuks tähelepanu keskpunktiks naisreisija. Talle ei ole täna õhtul midagi hirmutavamat öelda, sellest saab naljakas raamat. Ma ei tea, kuhu see mees läks, ta on kohe seal, et sellele jälle vastu astuda. Ta leidis lennukeelu nimekirja. Nii et 2. Sisse toogimine, tahad hoolida, maapool, turvaala, saame turvaala, kui tahad. See ongi see. Me saame sinuga rääkida. Kas ta on lõpetanud? Nagu kas ta on lõpetanud, kas tal on midagi? Mõlemad. Ma olen pahandustes. Ma mõtlen, ta läheb... Kuid me ei saavuta siin midagi. Ma jõudnud nii kaugele, ma läksin leti juurde, et temast rääkida ja siis ta ütles mulle, et ta ei pea midagi tegema. Ma ütleksin, et see tüüp lihtsalt igabled. Kas temaga on kõik korras? Kas temaga on kõik korras? Võib näha, et parem käsi on. Vastupidi. Tere! Kas ta lendab? Ta peaks siin olema. Meile öeldi, et ta ütles mulle. Oluline, õige. Ma ütlesin ei. Ma räägiksin kellegagi enne, kui sa sellega midagi teed. Ei, ta ei rääkinud nagu nii. Ilmselt ta läheb pardale. Olgu. Politseiosakon tuvastas piletileti lähedal hallis riietuses naise või 27-aastase Rachel Avila. Juhtumiraporti kohaselt ütles väravatöötaja politseinikele, et Rahel lõikas järjekorras ette leti juurde ega soovinud lennukile minekuks järjekorras oodata, nõudes, et teda lubataks pardale enne teisi reisijaid. Väravatöötaja väitis väidetavalt, et Rahel peksis letti ja tema väidetavalt häiriva käitumise tõttu ei lubatud tal sel kuupäeval lennata. Seega broneeriti tema lend Fort Lauderdale'i tegelikult ümber järgmisele päevale. Ära kaota seda. Ma maksin selle ees. Sa oled vaimuga tüliseks. Ma teen nalja. Kuulge, pereliikmed, ma ei tahtnud kedagi tappa. See on nii lõbus, ma olen nii elevil. Ma ei tea, miks inimestel minu pärast mingi hoiak on. Mõelge selle peale. Ma lähen Costa Ricasse. Lihtsalt lõõvastuge. Ma olen rikas. Riga. Ta polnud kindel, mis juhtus, sellepärast ta ei hakka teda arvestama. Smaa peaks olema 10 punktiga kutid, nii et ta on hilinenud. Aga mis saab sellest kitsastideest? Meil pole viirust. Kas ta tünitseb temaga natuke? Ei. Ta kohtub temaga homme, okei. Aitäh sulle, aga... Halloon. Palun! Tulge siit kaudu välja, boss! Tulge siit kaudu välja! Teid on pandud lennukeelu nimekirja, seega teil pole piletit ja te ei saa Spiritiga lennata, nii et tulge siit kaudu välja. Olgu, siis ma lahkun sellest lennujaamast ja lendan mõne teise loomaga. Binge. Tšau, tere päevast! Ta lahkub, ta on homseks ümber broneeritud.
anname sulle teada. Ma ei suuda sind uskuda, ma ei tea, millest ma räägin. Ma ei tea, millest ma räägin. Ma ei öelnud talle isegi midagi. Chris, ma arvan, et see tüüp just astus baari sisse. Kas seal on baar? See on ju baar, eks? Ma ei tea. Kas ta on läinud? Kas tal ei ole hästi? Ei, nad panid ta lennukeelu nimekirja. Ma vaatan iseenda üle natukese aja pärast. Jätame selle käima. Ja on raske mitte märgata, aga eks näis. Ma maksin lennu eest. Ma ei suuda sind uskuda. Proua, ärge minge sinna. Ei, Raher. Raher, me oleme lõpetanud. Olgu, sa ei tee asju paremaks. Ma arvan, et meist igaüks muutuks veidi frustreerituks, kui peaks mitu korda lendu ümber tõstma. Aga tundub, et Rahel ei tee endale sellega teeneid. Eriti, kui ta hakkas oma frustratsiooni pardavärava töötajate peal välja elama. Mis kell on sinu lend homme? Ma saan tema eest kontrollida. Ma näen, vaatan ühte pardale mineku ala. Kuidas sul üldse selline töö on, kui sul pole klienditeenindusoskust, et hakkama saada kellegagi, kes on frustreeritud? Ma lihtsalt ei saa aru. Ma ei saa aru. Veitsu. Aga ma ikkagi ei saa aru. Nii et kurat, vii mind. Oota korraks. Kurat. Sain üle käte. Üks on praegu kinni peetud. Ma olen maas. Sa saad sellega hakkama. Nii kuradi lahe. Nüüd, palju toimus korraga? Vaatame seda siis teise nurga alt. Ma ei saa aru. Heitsev, kuula mind. Is that me? Yeah. Thank you. Kas sinuga on kõik korras? Kas sinuga on kõik korras? Rahune, maha. Sa ei tohi politseid niimoodi lüüa. We're gonna sit you up. Okay? Roll over inside. We're gonna sit you up. Anna, ma sain tahti. Ma sain aru. Legs out front. I need you to take your legs out front. Raheli emotsioonid olid täiesti segamini. Ühel hetkel ta nuttis, järgmisel oli ta nii vihane, et väidetavalt lõi ta politseiniku jalaga. Okei. Okei, rahune.
Kuradi kuradi. nii see juhtuski. Sellel köögil pole nime. Olgu, nüüd sa tahad seda teha? Ei. Me lihtsalt ütleme selle välja. Jää nii, ma ei taha, et sa kedagi teist jalaga lööksid. Jää nii. Sa said selle eest just veel ühe süüdistuse juurde. Mind ei koti, ma Ma igatsen kõiki oma pereliikmeid. Ma igatsen kõiki oma pereliikmeid. P2. Rahoon. P2. Rahoon. Lase mind lahti! Ma ei lase sind lahti, sa lähed vangasse. Lõpeta! Ära vastu hakka! Lõpeta vastupanu! Lõpeta! Nii, et tule minu järele! Peatu minu ümber! Lase mul istukile tõusta ja sa oled... Ei. See ei hakka enam kedagi jalaga lööma. Lõpeta! Ma pakun sulle, kas sa saad aru? Ei, proua, te juba lõite mind jalaga. Teie olete paremad. Lähme. Kuhu ma lähen? olgu, nüüd ma lihtsalt lähen, sa kardad. Sa oled sina, käsi alla. Kuhu, kurat ma? Kuhu ma siis lähen? 1, 2, 3, 4, 5. Hoia minust eemale. Ei. Parem oli see 3. Nii see töötabki. Kuule, hoia minust eemale. Ma vannun Jumala nimel, ma kaeban teid kohtusse. Hoia minust eemale. Tee edasi, mida tahad. Liigu. Pitsu. Nii, et liigu. Ei, sa oled vastu hakkab, nii teeme, kuni auto siia jõuab. Ma rääkisin teile ausalt oma olukorrast ja te kõik olete tundatud, sest üks ema ei oska klienditeenindust teha, nii nagu mina Miamis. Võtke käed minust ära. Teie ainus oskus on ülikonda kanda ja arvate, et olete selles head. Samal ajal, kui mina olen siin maas ja üritan lihtsalt hakkama saada, sest mu pere suri ja teie jaoks on see nii suur asi. See on kõigile etendus, et te teete mulle haiget. Kas te arvate, et see on naljakas? Sa teed ise endale haiget. Mina ei avalda sulle mingit survet. Jumal. Kuhu ma lähen? Kuhu ma lähen? Kuhu ma lähen? Ma ei hakka kedagi maha laskma. Olgu. Lase lahti, lihtsalt viinid ära. Ei, härra, sa ei löö jalaga, ma lähen ise. Sa tahad lihtsalt, et sind lüüakse, et saab sind öelda, ta lõi neid jalaga. Lahku siit. Sa teed endale haiget. Ei, ma ei ole sinu peal. Sa surud mind sina otseses mõttes. Mu põlv on maas ja mu jalg on sinu küljel. Ma hakkan neile survet avaldama. Ma tean, et sa ei tee seda, sest te olete siin minuga. Pitsu. Lõpeta, kõik need mehed naeravad, siis teid kisatakse minu pärast laia. Ei, jätke mind rahule, mind ei huvita vend. Ma just taotasin pereliikme, jätte mind rahule. Võtte mind mu kaamerast maha. Hinga sügavalt sisse, peatu. Hei Raien, kas sa leiad sellise, millel on käetoed? Kas sa leiad sellise, millel on käed? Kas sul võib olla selline, millel on käed? Okei, me oleme kinni jäänud. Me oleme kinni jäänud. Mis? Rachel! Me aitame sul püsti tõusta, kõndida ja paneme sind sellesse tooli. Olgu lihtsalt oma asjad. Me ei hakka kedagi jalaga lööma, ma pritsin sind. Olgu, sa võid mind toetada, kui tahad. Lihtsalt too mu asjad. Hoia lihtsalt mu asju. Me toome su siia toolina istuma. Pritsi mind, kui tahad. Lihtsalt too oma asjad. Ei, vaata, mu asjad on seal. Lihtsalt võta mu asjad. Just sellest ma räägingi. Nagu kehakaamera videos näha, on ümberringi mitu reisijat, sealhulgas lapsed. Orlando politseiosakonna juhtumiraporti kohaselt tuli pardale minek peatada, sest Rachel võitles ja osutas politseile vastupanu. Lõpuks suutsid ametnikud Racheli püsti saada. Noh, enam-vähem. Vot nii. Olgu, istuge. Peatu, aga lase tal minna. Pitsu. Olgu, lase mul minna. Lihtsalt lase mul minna, sa ei pea. Kuppuma. Istu toolile. Mine siit minema. Lase mul minna. Meie ei taha. Peatu, istu maha. Ma tean, kus sa oled. Olgu, lase mind lahti.
olgu, sa oled haige, peatu. Piitu! Sa käitud praegu nagu laps. Lähme. Võtate selle. Piitu! Oh, jumal küll. Oota akadeemiani, aga nüüd hoia kinni. Just nii. Sa pead seda tegema. Mas! Sa lihtsalt lasi kui minna. Sa tead, mida ma mõtlen. Sa lihtsalt lasi kui minna. Ma ei saa kuhugi minna, lihtsalt lase mul minna. Sa hakkad mu randmele haiget tegema. Lase mul minna. Lase mul minna. Ma ei saa kuhugi minna. Sa hoiad mu randes kinni. Olgu, lase mul minna. See ongi kogu segadus, vend. Sa peaksid lahti laskma. Ma ei hoia su rannet. See nagu taike. Okei, su lase lahti. Ei, mine. Ei, okei. See on turvalisem. Sul näha oma sõrme nagu minul. Kas sa saad nüüd päriselt aevastada, vend? Lase mul end sättida, vend. Lase mul minna. Sa hoiad juba kõvasti kinni. Juhtumi aruandes on kirjas, tsitaat. Hiljem saadis Spirit Airlinesil tunnistaja ütlus, milles selgus, et Avila oli kahjustanud arvutimonitori laual, millele ta oma kätt lõi. Spirit Airlines ei soovinud süüdistust esitada. Ei, sinu ole mees. Mind ei huvita mees. Sa oled tõsine. Need on käerauad, mis teevad su randmele haiget, okei? Ma palun sul mind lahti lasta. P2. Seal oli kell 10.39 kuni 13.38. Peatu. Jää istuma. Halu jää istuma. Olgu, sa said just seiale haige. Sa pead end tagasi hoidma. Mine või juta. Joko, kuhu sa minna tahtsid? Ma tahtsin lihtsalt oma juukseid väga hästi sättida. Vabandan. Istu püsti. Istu püsti, me liigume tagurpidi. Istu püsti. Ei, vend. Mul pole aimugi, mis see on. Mul on vaja, et sa tõstaksid jalad ülesse. Tõsta jalad näo peale. Pane teine jalg peale. Pane teine jalg peale. Kuhu me läheme? See on siin activity. No. See on väljas. See uks. Jänese uks või? Halb uks. Milline neist? Rachel Avila sai süüdistuse 3 politseiametniku ründamises, 3 vägivallaga vastupanu osutamises ning 1 avaliku korra rikkumises. Tõuse püsti! Tõuse püsti! Kas peaksime maha minema? Mine maha! See kumm sai selle kätte. Ole valmis? Ei, tee kiiremini. Tõuse püsti, noh. Tõuse püsti. Tõuse püsti. Toetu blokile, sea jalad valmis. Kas sa võtsid telefoni Ryanilt ära? See on kotis. See on kotis. Jäta Tom 2197. Ei, Ma tean. Lihtsalt mine sinna sisse, Tom. Ma lähen tagasi, vend. Toas 28 Georgias Tango Echo Whiskey 0899 on praegu registreeritud Brian Amarbari nimele. Tule siia. Pööra ümber, istu kõigepealt. Võta selleks 3 inimest.
astuge tagasi. Istu tagasi. Astuge tagasi. Tagasiastumised. Tagasiastumised ja kuum iste. Nüüd liigu täiesti sisse. Mitu kallale tungi korrakaitseametiku vastu. Ma proovin. Ära pane oma jalgu sisse. Ära pane oma jalgu sisse. Ma näen seda elamurajooni väga hästi. See on kõik tuul. Ta on siin. Ta on siin. Jutumi aruande kohaselt lisaks süüdistustele ja vanglasse viimisele keelati tal ka viibida Orlando rahvusvahelise lennujaama territooriumil. Veebis olevad andmed näitavad, et 2024 aasta septembris ei vaidlustanud Rachel Levila 3 süüdistust rünnakus korrakaitsetöötaja vastu ning talle määrati katseaeg. 2026 aasta märtsis esitas tema advokaat taotluse tema katseaja lõpetamiseks. Seejärel rahuldas Orange'i maakonna kohtunik selle taotluse 14. aprillil 2026. Kui häälestate end sellele Inside the Crime episoodile, siis mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin taas homme uue juhtumiga.